Tervist, head kuulajad ja vaatajad. Mina olen Kerli Lehe, Isamaa volikogu aseesimees ja peredeühenduse esimees. Minuga täna siin koos on Marju Aalaid, kes on pikaaegne haridusvaldkonna eestvedaja nii Harkus kui Viimsis. Tere, Marju! Tere, Kerli! Meie räägime teile täna meile südamelähedastest teemadest. Nii nagu Marju on haridusvaldkonnas pikalt tegutsenud, siis minu igapäevatöö riigiametnikuna on laste ja perede heaolu valdkonnas. Nii et just nendel teemadel me täna põgusalt vaatame ja Haridusministeeriumist on Riigikokku liikunud õppimisea 18. eluaastani tõstmiseks. Mis sa näed, Marju, mis on need positiivsed ja negatiivsed mõjud, mis sellel olla võivad? Ja õppimine on igal ajal ja igas ühiskonnas positiivne märk, et see, et meie riigi soov on see 18. eluaastani tõsta see õppimiskohustus, võib-olla see isegi on mõeldav, et see toimib. Nüüd võib-olla enne, kui me selleni jõuame, tasuks mõelda nendele põhjustele, et miks me peame seda tegema või miks me tahame seda teha. Sest täna on olemas kõik õppimisvõimalused pärast põhikooli lõpetamist kõikidel põhikooli lõpetajatel. Ja teada on, et igal aastal circa 700 põhikooli lõpetajat ei jõua oma haridustee jätkamiseni. Ja teada on ka see, et see tuleviku eesmärk peaks siis olema circa 90% siis noortest 20–24-aastastest noortest peaks siis nii-öelda saama selle keskhariduse või kutsehariduse. Aga täna on ju kõik need õpivõimalused meie noortel olemas. Et miks nad siis ei jõua sinna oodatud tulemuseni? Et miks meie noored ei õpi edasi? Et kuhu nad siis kaovad? Ja teada on ju ka see, et peamiselt kaovad poisslapsed siis nii-öelda selles põhikooli 3. astmes ära. See, mida ma kuulen, on tegelikult ju ka suuresti see, et me peame süsteemi muutma, eks ole, et midagi selles süsteemis peab muutuma, sest see praegune olev süsteem ei toeta ka juba nende laste siis nii-öelda koolitee jätkamist selliselt, nagu nad seda sooviksid. Ometi me teame, et tööturu mõttes on see nagu oluline, et nad jõuaksid ametini ja niimoodi kindlustaksid omale hea elujärje tervikuna. Ja, et võib-olla ma siia veel lisan, et see plaan on tõepoolest see, et avardada õppimisvõimalusi, mis on täiesti okei. Küll aga me peaksime vaatama seda, et mis on need põhjused, miks õpitee jääb pooleli, kuhu need lapsed kaovad, et tuua siis nii-öelda võib-olla õppekavadesse, õpetaja koolitusse, õpetaja ettevalmistusse just neid olulisi oskusi, teadmisi, et nad oskaksid last toetada tema õpiteel. Et mina näen küll seda, et kui me koolis suuname selle lapse õigele teele või õiges suunas tema huvidele vastavalt toimetama, siis tegelikult kas me seda pikendame, seda õppimiskohustust või mitte. Et kui õpimotivatsioon on lapsel olemas, siis ei takista teda miski. Ma toon siia võib-olla ühe sellise näite, mis mulle endale hästi meeldib. Ma olen paljude haridustöötajatega mitmel aastal külastanud Inglismaa koole. Ja mis mulle sealt meelde on jäänud ja mis mulle endale väga sümpatiseerib, on see, kuidas esimesest klassist peale hakatakse lapsi treenima õppima. Võib-olla see kõlab nagu justkui selline sunduslik, aga tõepoolest, kui me oleme lapsed õpetanud õppima, siis see õpimotivatsioon kestab, ma usun, et elu lõpuni. Ja elukestev õpe on ju meil tegelikult väga au sees ja täiskasvanuna me ometi võtame selle tee ette, et uuesti ka oma huvide järgi minna kooli. Sind kuulates mul tuli veel meelde, et tegelikult PISA testid on need, mille üle me suuresti tunneme uhkust ja ütleme, et meil on väga head tulemused, aga ometi meie lapsed on tegelikult kõige rohkem stressis ja kõige kurvemad kogu selle õpiprotsessi juures, mis ilmselt on üks suur põhjus või juurpõhjus sellest, miks koolist välja langemine toimuma hakkab. Aga võib-olla oskad sa siin tuua veel mingisuguseid, kuidas need ressursid meil peaksid olema suunatud
planeeritud selliselt, et see laste teekond seal koolis oleks siis pikem. Ja et tänases meie koolisüsteemis ikkagi domineerib hästi selline traditsiooniline õppe. Ja see traditsiooniline õppe, ma näen, et tuleb just põhikooli siis teises ja kolmandas kooliastmes. Et just kui alushariduses ja siis põhikooli esimeses astmes ehk algklassides on meil kõik see õppimine selline mänguline ja hästi palju erinevate meetoditega kaetud, siis mingil hetkel käib nagu selline klõks, kus see muutub ja kust õpimotivatsioon õpilastel langeb. Ja kahjuks ei oska ka meie pered kodus aidata oma lapsi siis õppida, et ühelt poolt tasuks mõelda ka sellele, et kuidas toetada vanemaid selleks ja valmistada ette, et nad saaksid oma lapsi paremini toetada. Ma hästi nõustun sinuga just selle mängulise poolega ja sellega, et kuidagi väga akadeemiliseks võib-olla muutume nagu liialt vara, mis nagu selle laste huvi õppimise vastu maha surub ja võib-olla rohkem neid valikaineid ka põhikooli tuua, mis tegelikult paneb lapsel silma särama ja ta saab juba varakult hakata mõtlema, eriti nüüd, kui me õppimisea piiri tõstame, mõelda selle peale, et tal on valik erinevate elukutsetega kokku puutuda, et tal juba hakkaks varakult kujunema see soov, et kuhu ta nagu tulevikus liikuda tahaks. Ja, et ma näen ka just seda, et teada on ka seda, et praegu haridusministeerium on ka õppekavade osas päris palju muudatusi teinud ja ma väga hingest loodan, et õppimine muutub mõnusaks, lastele mugavaks, mitte selles mõttes mugavaks, et mul on mugav olla, vaid et ikkagi selline edasiviiv ja tulemuslik. Aga kui me mõtleme nüüd selle peale, miks tegelikult kus on selle koolist väljalangemise juured, siis Marju siin väga õigesti tõi selle juba korra välja ka, et tegelikult me näeme, et koolist väljalangevuse nii-öelda need probleemkohad algavad juba tegelikult koolieelses eas, et me räägime tegelikult juba lasteaias sellest, et kas vanemal ei ole piisavalt oskusi, mitte alati ei ole asi tahtmises, ka oskustes, kuidas oma last toetada ja mõnevõrra siin ka minu töölauale jooksevad need teemad, kus võib-olla, kui me räägime ka probleemsetest lastest, et sageli võib juhtuda ka seda, et vanem paneb mingites olukordades silmad kinni, et ma toon siin lihtsalt ühe näite. Hästi varakult me teame, lastele antakse kätte nutiseadmed. See on toonud kaasa juba selle, mida ka Põhjamaade uuringud kinnitavad, et lastel kõne hilistub. Ja seda peidetakse erinevate teemade alla, et vanaisa hakkas hilja rääkima ja isa hakkas hilja rääkima, et ei ole midagi. Järgmisel hetkel me oleme olukorras, kus laps peab kooli minema, tegelikult ei ole seda kõne omandanud. Ta peab jääma nii-öelda veel aastaks lasteaeda, õppima järgi ja talle on ära võetud juba nagu kohe see koolimise rõõm oma rühma ja kaaslastega. Samas on tal ju olnud see ootus ka ühiskonnal, sõbrad, tuttavad küsivad, et sa peaks justkui kooli minema. Et need on need kohad, kus tegelikult oleks saanud seda last juba aidata siis, kui olid esimesed märgid, aga ka ütleme, et meil on võib-olla see süsteem natukene selles mõttes ikka veel killustunud abi saamiseks. Et kes on see märkaja lapsevanema kõrval, kes teda abistab, kuhu ta satub, milline on see vastuvõtt, kas tema teekond selles süsteemis tema lapsega toetatakse või saab ta hoopistükkis kuskil sildistatud, et te olete halb lapsevanem, te ei ole käitunud õigesti ja need olukorrad on ka, mis peletavad lapsevanema tegelikult selle abi otsimisest ja lükkavad nagu selle probleemiga tegelemise edasi, aga koolis ei ole enam pääsu, eks ju, et seal juba hakkavad lõpuks see lugemisraskus võib saada nii suureks takistuseks, et hakkab koolist puuduma, tekivad õpilüngad ja nüüd me jõuamegi sinna, et tegelikult tal on õpimotivatsioon ära võetud, olgugi, et see võis olla väga lihtne asi lapsepõlves, mida oleks saanud korrigeerida, saab see pikas plaanis lastele üsna nagu saatuslikuks. Tavapärane küsimus on ju see, et kui laste ja lapse käest küsida, et kas sa ootad kooli, siis ta vaieldamatult alati ütleb, jah, ma tahan kooli minna. Ja mis juhtub esimese klassi lõpuks või 3. klassi lõpuks? Nad enam ei taha kooli minna. Ja, mis juhtus? Mis juhtus nagu, et just, et see ressursside pool ka on siin nagu hästi oluline, et need, kes siis lapsega tegelevad, et nende ressursid oleks õiglaselt nagu jaotunud selle lapse õppimiskaare siis osas, et ta oleks tõepoolest toetatud siis alates sellest esimesest klassist kuni siis tõesti põhikooli lõpuni ja et see töö olekski siis seatud selliselt, et
et laps teab, et see noor teab, kuhu ta läheb. Hollandi süsteem on selles mõttes jälle nagu hästi rangelt juba varases eas ära piiritletud, et 12-aastane õpilane tegelikult peab juba teadma, kuhu ta liigub, kas ta liigub kutsehariduse suunas, kas ta liigub akadeemiliste teadmiste omandamise suunas, et see ettevalmistus on hästi oluline, et kõik need osapooled, kes lapsega tegelevad, veel kord, alates siis õpetajatest, tugispetsialistidest, perest, kõik, kes selle lapse arengu tervisesüsteem tegelikult üleüldse. Ka koolikokad, eks ju, et see söök oleks õige, et mis seda õppimist mõjutab, et need osad peaks olema hästi-hästi läbi mõeldud. Vaimse tervise teemad on ka ääretult olulised selles vaates, kui me räägime koolist välja langevusest. Ja tegelikult, kus on need juured, siis juured on seal, et statistika näitab meile, et Eestis sünnitanud naistest circa 20% põeb sünnitusjärgset depressiooni. See tähendab seda, et tegelikult laps, kes sünnib, tema ema tegelikult ei suuda 100% pühenduda talle. Ja see on nüüd küll koht, kus tegelikult riik on vähe teenuseid pakkunud ja ei toeta piisavalt peret, et me hästi lapse ootuse ajal toetame peret, jälgime lapse heaolu, aga sealt edasi jääb laps nagu ja jäävad nagu vanemad mõneks ajaks sellist nagu oma pead, aga tegelikult vajatakse seal ka sellist toetavat süsteemi järgi. Ja mis siin võib-olla veel ilmestab seda olukorda nende numbrite mõttes, mis sa tõid, Marju, välja, et koolist väljalangevus on, siis siin juures meil igal aastal 300 last satub turvakodusse. See tähendab, et 600 vanemat, et meil ei ole võimalik anda kummalegi vanemale last koju ja me peame ta paigutama turvakodusse. Et see on väga suur number, arvestades meie riiki ja laste arvu, et me siin peaks nagu tõsiselt mõtlema, et meil on nagu mingid sammud astumata jäänud ja mulle tundub, et just selle universaalse toetamise nagu poolest seal, kui lapsevanemaks saadakse. Me saame lapsevanemaks üle öö, aga meil need oskused kujunevad välja ajapikku ja tegelikult meil on ka ju nii-öelda kinnise lasteasutuse teenusel ligi 70 last. Et see on ka väga suur number. Ja siin me seda saame neid numbreid vähendada täpselt sellega, et me toetame vanemlust ja seda vanemat nende oskustega, et mitte ta ei peaks probleemidele järgi jooksma, vaid ta suudaks ka neid ennetada ja ette näha. Aga selleks tal peavad olema teadmised lapse arengust ja ka mõned tööriistad selle jaoks, et nendes olukordades aktiivselt toime tulla. Aga mis olete praegu teinud selleks või mis on vanematele praegu saadaval need tööriistad või meetodid, kus nad saavad oma last aidata? Väga õige küsimus, Marju. Me oleme ise ka selleni jõudnud Sotsiaalministeeriumis, et tegelikult see töölaud me täna ei kata olemasolevate vanema teenustega ära seda, mida me peaksime. Vanemad vajavad palju rohkemat ja me kahjuks ei suuda vanemat toetada täna nendes kohtades, kus ta ise on haavatav, kus ta ise on vastuvõtlik ja kus ta tegelikult ootabki seda tuge. Ja minu töölaual on täna see hunnik tööd ära teha, et luua sinna 0–7 need meetmed, mis hakkaksid vanemat rohkem toetama. Ja pakuks seda kindlust ja tuge, et me oleks talle just olemas selles õiges ajaaknas, jagaks talle toetavat infot ja väga empaatiline ja soe selline positiivne vanemlust toetav spetsialistide ring teda ka ümbritseks. Ja sinna juurde siis, kui sa ütlesid, et 0–7, et siis peab 7–18 jätkuma selle nii-öelda meetodite ja selle vanemaks olemise selline teavitustöö, ja ma näen ka siis seda, et see õpimotivatsioon ja õppida tahtmine, olenemata, kas me siis muudame selle kohustuslikuks pärast põhikooli või mitte, et siis meil neid väljalangeja ikka ei ole, kui me oleme seda last nagu õigesti toetanud. Nii lihtne. Ja, sul on õige, sa ütlesid ka siin, et ega ma ei saa tegelikult seda, see tükk on niivõrd suur vanemaharidust, et me ei saa teha seda nagu kindlasti ära üksi. Ja mul on hästi hea meel, et selle protsessi käigus, mida me nüüd sügisest oleme algatanud, on meil tegelikult väga palju erinevaid ministeeriume, kes on nagu kõrvalt leidnud, et ahaa, minu töölõigus, mina saaks teha neid asju ja suures pildis nad näevad enda kasutegurit, nad näevad seda pikaajalist mõju. See, millest sa räägid, et me peame ehitama need sillad vanematele välja kuni 18. eluaastani, sest nendest noortest kasvavad üks päev ju ka lapsevanemad ja nemad on siis juba palju paremini erinevate tööriistade
teadmistega varustatud. Absoluutselt. Marju, on sul siia lõpetuseks veel midagi lisada? Ja, et tahan rõhutada seda, et kui me kõik üheskoos üle valdkondade koos tegutseme, siis kindlasti meile kasvavad tulevikus väärtuslikud Eesti ühiskonna kodanikud, kes viivad meie Eesti elu edasi. Aitäh sulle, Marju, ma arvan, et nende ilusa mõttega on siit hea kokku võtta ja loodame teiega, kuulajad, vaatajad, peagi jälle kohtuda. Head aega! Aitäh teile!